Tead, Kuveit seisab selles piirkonnas silmitsi 3 suure väljakutsega. Kuveit asub Saudi Araabia, Iraaki ja Iraani vahel. Nii et tavaliselt pole Kuveidil selles piirkonnas mingit mõju. Kuveit on väga rahumeelne riik, poliitiliselt liberaalne riik. Nad tahavad lihtsalt rahus elada, tahavad jõukust, tahavad tegeleda muusikaga, teadusega ja nii edasi. Ma arvan, et Kuveidil ei ole selles kindlat seisukohta, kuid Kuveit on samuti väljendanud oma hirmu nende rünnakute jätkumise ees. Ja nad esitasid palju küsimusi ning nad saatsid ühe neist välja. Kaitseametist või kaitsebüroost Kuveidis, kes alluvad Iraani saatkonnale. Ja see on see, mida Kuveit arvab. Kuveit arvab, et olgu, ma lähen Ameerika Ühendriikide joonega kaasa. Lõpuks kogu Kuveidi elanikkond nägi, et meil on üks ühine vaenlane, Iraan. Ja nüüd on meil palju liitlasi. Neil on sama vaenlane. Me näeme, et Iisraelil on sama vaenlane ja nad aitavad selle režiimi rünnata, hävitada ja nõrgestada. Ja nüüd on meil Ameerika Ühendriigid ja Araabia Ühendemiraadid, neil on sama seisukoht. Ning Ühendemiraadid on hakanud ründama. Ja et Kuveidi seisukoht on, et nad on kõigi nende riikide poolel, kuid nad ei saa tegelikult midagi avalikult välja öelda. Aga ma tahan siiski sügavamale minna, eriti just Pärsia lahe piirkonna seisukohta, sest inimesed, kellega ma Pärsia lahe piirkonnas olen rääkinud, kaasa arvatud selles saates, on kõik öelnud, et lahe riigid peavad oma suhted Islamivabariigiga ümber hindama. Ja ma arvan, et me näeme seda mingil määral. Kuigi Pärsia lahe koostöönõukogu ei ole monoliitne, näeme me 2 leeri kujunemist. Üks on karmim, mida juhivad Araabia Ühendemiraadid ja Bahrein, ning siis on pehmem leer, võiks öelda, mis toetab järeleandmispoliitikat. Ilmselgelt on selle spektri ühes otsas Omaan, aga sinna võib paigutada ka Katari ja teatud määral Saudi Araabia. Kus asub Kuveit selles uues kujunevas dünaamikas Pärsia lahe koostöönõukogus seoses Iraaniga? Jällegi tead, selles piirkonnas konkreetselt ma mõtlen, et kõik kuhjub üksteise peale ja otsa. Üks neist oli konflikt, mis Araabia Ühendemiraatidel oli Saudi Araabiaga Lõuna-Jeemenis. Me nimetame seda Lõuna-Araabiaks. Ja siis läksid asjad tõesti selliseks, liikusid edasi, tead küll millegi väga negatiivse suunas mõlema riigi vahel. Ja siis võttis Saudi Araabia nüüd muslimi vennaskonna suhtes teistsuguse seisukoha, öeldes, et me võitleme vennaskonna vastu oma riigi sees, aga toetame neid, tead küll, väljaspool oma piire Sudaanis ja Jeemenis. See kehtib ka Kuveidi kohta ning Kuveit on ainus naaber Pärsia lahe koostöönõukogu liige, kes on Saudi Araabia naaber sellelt poolt. Kuveit asub juba niigi väga keerulises kohas. Ja arvab, et meil pole praegu mingit seisukohta. Me ei ütle midagi, mõtleme ainult oma enda eksistentsile. Nii et eksistentsiaalsed ohud, mis tulevad IRGC poolt, ei olnud Saudi Araabia huvides vastu seista ega Kuveiti end kaitsta aidata. Nad on seda maininud, nad on öelnud, et me kavatseme Kuveiti kaitsta, me paneme kõik oma jõupingutused ja kõik oma võimed Kuveiti kaitsmiseks mängu ja nad ei teinud midagi. Nad võtsid teistsuguse seisukoha, nad muutusid nagu vahendajaks. Nad teavad, et IRGC ründab Kuveiti, nii et selles olukorras on olemas rõhuja, kuid nad otsustasid minna ja lihtsalt läbi rääkida, et ka iseennast nende eest kaitsta. Ja nad tahavad ka näidata, et neil on viimasel ajal mingisugused sidemed moslemi vennaskonnaga. Nii et Kuveit on samasuguses positsioonis nagu Araabia Ühendemiraadid, sellepärast on Kuveit ja Araabia Ühendemiraadid saanud peaaegu samamoodi tugevalt rünnatud. Ja võib-olla on Kuveit hiljuti saanud rohkem rakette ja droone. Aga jällegi me oleme hiljuti samal lainel nagu Araabia Ühendemiraadid ja see ajab IRGC vihaseks. Nad ei taha, et me tead küll, seisaksime vastu moslemi vennaskonnale. Nad ei taha, et me teeksime
Kuveidis reforme ja võtaksime kodakondsuse neilt, kes hakkasid riiki üle võtma võltsidentiteetidega. Nii et see on Saudi Araabia ja Omaan. Omaan võtab täiesti teistsuguse seisukoha kui Saudi Araabia. Nad ütlevad, et me oleme Iraani suhtes leedemad. Ja Omaani välisminister võttis minu arvates, olles täiesti aus, väga häbiväärse seisukoha. Ta toetas Iraani, isegi ründas Pärsia lahe koostöönõukogu, öeldes, et nad peavad end samuti kaitsma. Nii et ta õigustab nende rünnakuid meie vastu. Kuveit ei vastanud sellele. Kuveit ei vastanud paljudele asjadele. Aga kui sa näed, et Kuveit ei vasta, tähendab see, et Kuveit on selle vastu. Nii et jah. Lühike jah või ei. Kas sa arvad, et Kuveit tahab näha režiimi muutust Iraanis? Kindlasti jah. Kuveit on samal lainel Araabia Ühendemiraatidega, aga ma ei usu, et KSA Saudi Araabia tahab seda muutust, sest nad kõik kuuluvad samasse poliitilise islami leeri. Kui sa näed Real Madridi ja Barcelonat mängimas La Ligas, siis ma lihtsalt tahan selle näite tuua. Barcelona ei taha Real Madridi liigast välja visata. Nad tahavad neid hävitada, nad võitlevad, kui nad nende vastu mängivad, aga nad ei taha neid mängust kõrvaldada, sest see pakub ka ideoloogiale või publikule meelelahutust, et on olemas veel üks rivaal. Nii et kes siis? Saudi Araabia tahab mürgestada IRGC-d, aga mitte seda täielikult kõrvaldada, sest nad arvavad, et nende ideoloogia on järgmine, see ongi see aeg. Ma räägin sellest kõrgetasemelisest lähenemisest, mis neil on, kui nad räägivad islamimaailma juhtimisest. Nii et jah, me oleme selles poliitilise islami leeri lõppfaasis, kus sa näed näiteks Pakistani, Iraani, Saudi Araabiat ja Palestiinat, räägime jälle Palestiinast. Nad on nõrgenemas.